Nii, nüüd on, ütleme, lähme kohe selle alanemise peale. Praegu nagu käsitletud kolme põhivarianti, ütleme, kui see pais lastakse, no see alla laskmine omaette probleem ja pikk protsess, kuidas see toimuma hakkab. Aga põhimõtteliselt ütleme plaani ja lahendus, kui pais on alla lastud, osades likvideeritud ja voolusäng on nagu ühevaruline. Et täiesti selge, et me ei saa kunagi, ütleme, tagasi, ütleme, sellist olukorda, mis oli 70 aastat tagasi, kuid püüame sinna ligi lähedaselt. No näiteks, ütleme, see ei vasta päris sellele olukorrale, kuna jõgi on ühes harus ja me säilitame osa paisust ja hüdroelektrijaama hoone. Nii, nüüd, no see on, ütleme, lähem olnud olukorrale, et jõgi on kahes harus, ütleme, ja selle vahel on saar, ütleme see saar, aga tegelikult ta, ütleme, algselt oli tunduvalt väiksem ja ta oli nagu see lõunapoolses osas. Aga selle hüdroelektrijaama, kui seda äravoolu kanali kaevamisega, ütleme, või süvendamisega, talle olukord muudeti niivõrd radikaalselt, et päris seda vana olukorda, kas teda on mõtet saavutada. Nii, ja nüüd ütleme niisugune vahepeale variant, ütleme, kus on pais on likvideeritud, ütleme, jõgi on kahes harus, saar on alles või olemas ja on ka säilitatud see hüdroelektrijaama hoone, kui nagu teatud sümbol või mälestuslik märk öelnud taevadest. Nii, need on niisugune põhitöövariandid. Siis on nüüd kaalutud ka selliseid vahepealseid veetaseme variante, et ütleme selle erinevatel kõrgustel. No nendel nagu pikalt ei peatuks, ütleme, aga on jäänud, ütleme, selline variant, kus, ütleme, vesi alandatakse selliselt, et ta jääb ikka olnud voolusäängi ja need üldpildid, mis on, nad põhimõtteliselt jäävad samaks, ainult et vesi on kõrgemal. Nii, no nüüd on, ütleme, niisugune 3D visioon nendest kõigist kolmest variandist, ütleme, see vasakpoolne on siis ühearvuline elektrijaama hoonega, keskmine on saarega, kahearvuline ja ilma elektrijaama hooneta ja kolmas on väikse saarega elektrijaama hoonega. Nii, nüüd näha, et see keskmise jõe lamb on nagu roheline, selle eriti väljastust näidatud ei ole. Et siin on niisugune pikema perspektiivi otsustuse küsimus, et millised me lubame seal, kuidas lubame loodusel ennast kujundada ja kui palju ise oleme valmis investeerima seda vastavalt oma soovile rohkem kujundada. Nüüd lühike linnulennule video ka nendest, ütleme, variantidest nagu, et see on, ütleme, tulemused teed mööda alla, see päris tõepärane ei ole, aga enam-vähem, et mõtte annab. Et kui me sinna nüüd pais enam ei ole, tuleb sild, elektrijaama hoone, jõesäng. Nii, sinna nüüd lammile saaks kujundada matkarajad, ütleb praegu, eskiis või idee on, et nad ühendavad need olemasolevatega ja siis need valjandite kohale teha niisugused nagu uhke kohad, mis on hooldatud ja kus oleks vaadeldav. Samuti, ütleme, saab olema ka supluskohaks, supluskoht mingil määral välja arendatud, et on võimas vette minna. Ei vesi soojaks ei lähe. Et sellele on tehtud, et vesi soojaks ei lähe.
nüüd on see kahearvuline variant nagu, sildad on põhimõtteliselt niisugune, nagu nad oleks, on see taevaspojas. Ja nüüd just see haljastus, milline ta tuleb see nende pikem analüüsi teema, et millisest lasta kujuneda ja millisel määral nagu ise oleks valmis seda pooldama ja kujundama. Haljastus, kus kujundada tuleks, ütleme, sellest kuskil umbes 5 kilomeetrit Iti jõgi. Ei, aga kas ongi vaja, ütleme, seda trimmeid ja kogu aeg, ütleme, et lihtsalt lasta, et ütleme, hooldusalad võiks olla ainult, ütleme, et see teatud vaatekohad. Jõgi kasvab põssa. See on praegu ka nii.